ka minu poolt, mina olen Reesa ja ma olen 2 lapse ema. Mul on siis 2 väikest poissi kodus, üks on 3, teine on 2. Ja nüüd juulis siis saab ka 10 aastat abielu täis. Kristoffer Ojasaar on minu abikaasa, kes on ka täna minuga siin. Ja ma võin öelda, et me oleme tõesti läinud koos läbi nii tulest kui veest ja paar aastat tagasi oli tõesti siis ka siuke üsna sügav org, millest pidime koos läbi minema ja koos Jumalaga muidugi eelkõige. Aga jaanuar 2023 sündis meie perre siis see väikene poiss, Nehemia Samuel. Ja me saime siis õnnelikeks vanemateks teist korda ja väsinumateks ka. Aga lastele jäi siis vanuse vaheaasta 4 kuud. Ja üsna pea pärast seda tegelikult isegi 6 aega hiljem avas Jumal meile võimaluse, me saime siin Hiiumaal osta endal täitsa oma maja. Ja me elasime siis ennem siin Käinas korteris, olime selle soetanud, aga mina ise olen maal üles kasvanud ja minu igatsuna alati on maale tagasi minna. Nii et mul oli nii hea meel selle üle, kuidas Jumal, see on ka täiesti imelugu ja ma arvan, ma seda liiga pikalt siin üldse ei hakkagi mainima, et kes tahab, siis võib mu Facebook lehel on mul pikk romaan sinna kirjutatud, kuidas me selle maja saime. Aga et Jumal tõesti avas imekombel meile võimaluse, et kuidas me saaks maja soetada endale. See oli päris kallis ja me jahtisime seda kohta juba sügises saati, aga siis uuel aastal muutusid toetuse saamise tingimused, nii et me saime läbi MES-i laenu ehk siis Maaelu Edendamise Sihtasutus selle kaudu laenu taodelda ja see laen on pangale siis nagu sissemakse, nii et me ei pidanud isegi sissemaksed maksma, nii et see kõik täitsa ime. Aga vabandan, mul siin hääl on olnud nagu natukene tahab ära hakata jooksma kuhugile. Aga 25. veebruar 2023 siis me saime selle maja võtmed kätte aga see polnud tavaline maja. Ma ei tea, kui paljud üldse teate, aga see oli pärandiga maja ja vaimse pärandiga maja. Et kellel ütleb selline nimi nagu Osvald Tärk midagi, siis see oli tema sünnikodu. Ja meil oli õudselt hea meel ja eesõigus ja tõesti nagu, et me üldse saime selle paiga. Aga selle paigas sai nagu mitu põlvkonda läbi jooksnud ja igaüks toob natukene oma usku sinna kaasa, sest kõik ei olnud kristlased. Ja kui me hakkasime siis seda kodu puhastama ja koristama igasugustest siis valest vaimsusest, et siis kuulutada Jumala territooriumi sinna. Seal oli igast altareid, kujusid, pilte, raamatuid, mis tõesti tõmbasid seda maa ja need kuulusid kõik hävitamisele. Ja me tõesti kuulutasime seda Jumala territooriumi selle paiga üle ja palletasime seal. Ja umbes samal ajal, kui me sinna läksime, see oli siis, oligi veebruari lõpp, märtsi algus, ma hakkasin tundma, et mu kõhus on midagi ebatavalist ja ma arvasin esialgu, et see on seotud minu emakaga, kuna ma olin just äsja jaanuaris sünnitanud, mul olid hästi tugevad emaka kokkutõmbed peale seda. Mõtlesin, et see on ilmselt võib-olla midagi sellega seotud, et kui ma nüüd lähen sünnitusjärgsesse kontrolli, et siis ma mainin, et las ta vaatab üle, mis seal on. Ja kui ma jõudsin 14. märts, mul oligi siis sünnitusjärgne kontroll, aga see oli kuidagi nii nagu tähtsusetu tollel hetkel, ta ei on kuidagi nagu nii eriline, ma unustasin üldse mainida, et see mul üldse midagi seal on. Nii, siis ma läksin sealt sünnitusjärgsest kontrollist ära koju ja nautisime oma elu idülli seal maal. Vaatasin, kuidas väiksed lapsed üles kasvavad ja muidugi minu enda jaoks oli ka see nii suur muutus, sest ma sain nii palju rohkem teha midagi ära, et kes on emad siin, siis ma arvan, et te teate, et kui hea on, kui sa saad midagi käekatsutavat ära teha, et ei ole kogu aeg niimoodi, et mingi pikk protsess on ja veel tulemusi nii-öelda kohe ei ole näha, et siis kas või siuke, et saan ära riisuda midagi ja töö on tehtud ja valmis ja natuke siuke edumoment on ju. Aga aeg läks edasi tõesti ja me isegi võtsime 2 lammast endale juunikuus. Nii tore oli. See oli ka täiesti omaette lugu, kuidas me need saime, et nagu me ise nagu ei otsinudki, aga nad tulid ise umbes peaaegu meie juurde. Aga natukene siin piilun ka, et ma väga nagu kuskil kinni ei jää. Ja elu ma ütlesin, et oli nagu idüll, me saime maal elada, aga tegelikult seal kohas siis puudusid igasugused
elementaarsed sanitaarsed võimalused, et meil polnud jooksvat vett ja me käisime õues kemmergus ja nii edasi, et vesiklosett siis tõesti väga pikka aega puudus, et tegelikult me saime selle nüüd alles detsembris, sel aastal. Vahepeal meil oli küll mingi ajutine variant, aga terve sügise olime ilma ja enne talve tulekut tõesti mõtlesime ka, et kas me läheme talvele niimoodi vastu. 2 väikest last ja pesemisvõimalusi ei olnud. Aga kõik Jumal lahendas. Ja ma luban, ma üritan end kokku võtta ja teha ka Facebooki ühe postituse selle kohta. Sest tõesti seda kõike on nii palju, mida Jumal on selle 2 aasta jooksul teinud ja millest ta meid on läbi viinud. Aga rohkem siis sellest, mida ma pidin rääkima. Et aja möödudes siis see tahketükk nagu või siukene nagu see on nagu tugev, selline ebameeldiv, liigutatav moodustis. Ta tundus nagu oleks lihas, oleks pinges, nagu siuke tükk oli nagu kõhus. Ma arvasin, et see on kas mingi emakas või mingi elund on võib-olla sünnitusega paigast liikunud või midagi. Et see siuke, jah. Ja tahes-tahtmata siis, kuna lapsed on nii väiksed, nad müravad, ronivad peale, siis ta kuidagi nagu, lähevad pihta ja see tekitas siukest ebamugavustunnet ja natuke nagu keegi nagu vaata suruks siia keskkohta on ja 3 nurka. Et siuke tunne nagu vaata, siuke ebameeldiv tunne oli iga kord. Ja lõpuks siis ta läks ka suuremaks ja hakkas ka öösel nagu ebamugavust tekitama. Ja siis ma võtsingi nagu oma emaemadega ühendust, et kuule, et äkki mul on mingi song või äkki mul on mingi, tähendab, mis songa ma ei öelnud, tähendab, ma pakusingi, et äkki ta on emakaga midagi või mingi elund, siis ütles, et nende kaebuste põhjal, et mine perearsti juurde, et äkki on hoopis song. Ja nii ma paningi. Ja 27. juuni, see oli teisipäevane päev, läksin siis Turva Häll käevangus sinna perearsti juurde ja temal oli seal omal praktikant ka ja siis ta vaatasid mu üle ja ütles, et ei, songa küll ei ole, et panen tal ultrahelisse aeg, et ma kirjutan sulle 15 minuti jooksul saatekirja. Ja helistan sinna ja siis öeldakse mulle, et helista uuel kuul tagasi, et meil ei ole aegu enam praegu, et sellel kuul ja siis arst oli mulle öelnud ka, et helista kindlasti mulle tagasi, et mis aja sa saad. Ja siis see nagu, ma panin nagu natuke mõtlema, et okei, et miks ta nagu tahab on ja nii kiiresti kuidagi ja siis ma lähen vaatan, mis ta sinna saatekirja siis kirjutas. Ja siis vaatan, loen sealt kahtlustus pahaloomulisele kasvajale, nagu mitte midagi mulle ei ole öelnud, aga see selleks. Minu sees oli nagu rahu tollel hetkel ikkagi veel. Ja ma siis, see on ka täiesti ime minu arust, kuidas Jumal juba sellel hetkel tegelikult juhtis. Ma ütlesin, isegi minu perearst üritas sinna ultrahelisse siis aega saada ise, et pani selle mingi sito ja asjad sinna, et kiiremas korras on vaja. Ja siis ma rääkisin oma selle samale ämmaemandale Rutile seda lugu ja tema on ka kristlane. Ja siis ta ütles, et tule hoopis siia günekoloogi vastu võtta, me saame siin ka ultrahelli teha ju. Ja siis ta saigi mulle juba järgmiseks päevaks selle ultrahelli aja, mis oli nagu ime. Ja siis lõpuks tegelikult saimegi kõik vereanalüüsid tehtud ja sealt suunati edasi kompuuteruuringusse, kontrastainega siis saime teha uuringud. Ja nädala lõpuks siis ja reedel selguski, et see esialgne diagnoos on lümfoom, mis siis tähendab lümfisüsteemi vähki. Et kuigi mul kõik vereanalüüsid olid korras, siis seal kompuuter näitas, et mu kogu keha on vähki täis. No ise mina midagi väga nagu aru ei saanud, et mul midagi viga, eks tundus nagu, et mingi terve inimene ja ütlete, mul on vähk. Et välja arvates siis see jah, et mul oli see tükk siin selline suur pulkimass, mida ma hiljem teada sain. Et lümfisüsteem siis, kes ei ole väga kursis, siis see on siis meie keha selline kaitse- ja puhastussüsteem, võitleb infektsioonidega ja eemaldab igast rakujääke ja toksiine ja aitab vedelikku tasakaalu hoida. Ja mulle siis öeldigi, et kuna see esialgne diagnoos oli lümfoom, et siis hakka oma seda 5-kuust beebit nüüd siis rinnapiimast võrutama, et keemiaravi on nagu kindel, et igal juhul. Ja oma 8. pulma-aastapäeval siis ma olin luuüdi biopsiat Tallinnas PERH-is ja luudi oli õnneks korras, aga nüüd nad tahtsidki teada, et mis see täpne nagu see vähitüüp on, et esialgu mul kaardlustati, et kuna see on nii kiiresti tekkinud, et see on nagu agressiivne vorm sellest, mis on ravitav ja see on nagu allub üldjuhul väga hästi nagu ka ravile. Aga peale seda, kui mul tehti operatsioon, võeti koeproov ja tuvastati siis see vähitüüp,
Siis tuli lõplik diagnoos ja siis ma ütlen selle, mis see on, ma ei tea, keda huvitab, on loid, mitte Hodgkini follikulaarne lõhestunud rakkudega lümfoom ja see oli siis 4. staadium juba. Nii, ja tavaliselt siis on 60+ inimeste haigus, et alla 40-aastastel seda väga ei ole. Ja mina olen siis sündinud aastal 96, ehk siis ma sain nüüd 29 või? Et siis see on ikkagi päris harv, mu arst pidi ka natukene uurimustööd tegema, et mis üldse siuksed šansid nagu on, et kuidas nagu ravima hakata mind. Ja statistika annab siis elulootus sellistel juhtudel inimestele 10–24 aastat parimatel juhtudel. Ja arst siis üritas mind ka lohutada, et vaadates, kuidas teadus areneb, siis võib-olla vahepeal leitakse ravi, sest sellele loidile tüübile ravi nagu ei ole nagu olemas või tähendab, ravi ei ole nagu, ei osata tänapäeval nagu lõpuni ravida, osatakse ainult kontrolli all hoida mingil määral. Ja aga see ka siis ei taga, et mõnikord siis inimesed lihtsalt surevad selle keemiaravi tagajärjel, et lõpuks keha enam ei jaksa võidelda selle keemia iseendaga. Nii, aga 28. juuli siis alustatigi mul keemiaraviga. Aga mis toimus minu sees kõige selle keskel, võib-olla on huvi teada. Et sel hetkel, kui ma sain selle diagnoosi, lümfoomi kahtluse nii-öelda, siis minu sees oli nagu rahu, siuke üleloomulik rahu tegelikult. Ja teate, ma tundsin sellel hetkel, kui ma selles nagu seal diagnoosist teada või sain või sellest üldse, tekkis siuke nagu tunnetus või selline nagu, täpselt selline tunne, et ma olen kohtusaalis see, keda süüdistatakse, aga ma tean, et me ei ole mitte midagi valesti teinud. Ma olen puhas, ma olen nagu õigeks mõistetud, mul ei ole midagi karta, sest et see, kes süüdistab mind, ta ei võida, sest et ta ei leia süüd mult. Mul oli täpselt see nagu tunne ja see teadmine sees, et süüdegu ei leita. Ja ma tean juba eos, et ma olen selle nagu case'i võitnud, vaata. Ja see on nagu, täpselt oligi see, et saata nagu üritab rünnata, aga see on nagu ambutu mõire lihtsalt mu pihta, et tal pole nagu jõudu, sest tal ei ole mingisuguseid, tal ei ole lihtsalt vahendeid, tal ei ole midagi, mida leida minus, et mind süüdistada, ma olen Jumala laps. Ja ma nägin ka seda, et miks ta ründas, sest me olime ju tulnud tema territooriumi taga nagu ära võtma talt. Me olime hakanud puhastama seda paika, me olime korraldanud ka jaanituld, koguduste vahelist ühist jaanituld meie samas seal Laasi talus. Inimeste elud said muudetud, nad kogesid Jumalat, said terendatud. Ja pluss veel see, et me seal puhastasime seda kõike igast nõidust, mis seal oli seal paigas, neid ohvrikünkaid, neid asju. See oli see, et me hakkasime Jumala territooriumi sinna, me tulime tema valdustesse, hakkasime tagasi nõudma midagi, mida tema ei tahtnud anda. Ja mis see kõige nagu lihtsam viis oleks, tõmbaks jalust maha siuksed, et paneks pidurit, ärge tehke enam. Ma ei taha, et inimeste elud muutuks, ma ei taha, et oma valdusi nagu tagasi anda Jumalale. Ja teine, see oli üks põhjus, mida ma nägin. Ja teine, miks mul see rahu oli see, et Jumal oli tegelikult mind selleks päevaks ja hetkeks ette valmistanud, sest et terve see 6 aega enne seda diagnoosi, terve see 6 aega enne oma diagnoosi saamist oli meie peres tegelikult väga keeruline aeg. Me olime kõik oma säästud olime pannud maja ostmisse ja mis veel seal nipet-näput oli vaja teha, näiteks oli vaja osta murutraktor ja nii edasi, igast asju. Meil oli säästud põhimõtteliselt otsakorral, aga meil olid ikkagi arved, igakuised arved on ja ikka laenud ja muud asjad, mis oli vaja maksta, aga kontol ei olnud seda summat. Ja meil oli nagu, et okei, me teame, et Jumal on meid siia kutsunud, sest me palusime Jumal, pane uksed kinni, ära lase meil siia tulla, sest see on nii suur paik, 3,6 hektarit maad ja 200 ruudune maja. Mida me teeme 2 nii suures majas ja 2 lapsega? Aga Jumal on midagi enamat selle paiga jaoks ja me ei tea veel päris lõpuni kõike ja see selgub, aga Jumal oli plaan. Ja meil ei olnud midagi muud, kui usaldada Jumalat selles hetkes ja me palusime. Jumal andis meile üleloomulikku tarkust, mida teha, mida müüa ja me saime raha ja me saime arved makstud. Aga mitte ainult, see ei olnud ainult rahaline, vaid näiteks ma toon ühe olukorra.
seisin näiteks ühel hetkel olukorra ees, kus mul oli ainult üks kurk, mul oli maja rahvast täis ja pidin otsustama, kas ma teen sellest kurgist salati või ma jätan selle hommikuks oma pere jaoks, kui me panen võiku peale näiteks või midagi. Ja ma kaalusin ja ma mõtlesin, et ei, ma teen selle salati. Ja pakkusin külalistele ja järgmisel hommikul tulid uued külalised, sest meil oli jaanipäev järgmine päev. Ja kõigile öeldi, et võtke midagi kaasa sinna jaanitulele, mingit lihakraami nagu siis, et igaüks võtab liha. Et kõik muud asjad on nagu organiseeritud koguduste poolt, aga igaüks võtab mingit lihapoolist kaasa. Aga üks tore Kristjane siis oli tulnud võtnud kaasa terve kotitäie kurke ja mitte ainult, ta oli võtnud ka hapukoore sinna kaasa, et saaks ikka salatit teha. Aga mulle öeldi, et tead, me ei tee seda, et meil on nii palju grillsalatit juba tehtud koguduse poolt, võta sina see oma perele. Ja mul oli nagu, et tõsiselt jumal või, sa teed nalja praegu, et mul on nagu siin mõtlesin eile, et kas ma teen salatit või ei tee ja nüüd sa ütled, et näe, siin on su kurgid ja hapukoor, tee oma salat valmis perele, on ju. Okei, aitäh. Et see oli tõesti ja ma nägin lihtsalt ja see oli üksikud näited, on ju, aga neid oli terve kuu aja jooksul kogu aeg oli nagu oli siuke lootusetu olukord ja sinna tuli lootus, sinna tuli lahendus ja me nägime, kuidas Jumal kannab lihtsalt, ta lihtsalt igal hetkel kannab, ta lihtsalt varustab, me ei pea muretsema, ta ütleb, et vaadake linde, vaadake lilli, ärge muretsege, mina hoian hoolt teie eest. Ja seda me kogesime ja sel hetkel, kui tuli see diagnoos, ma teadsin, Jumal on ka selle olukorra üle. Ma tean, kui ta nii väikestes asjades on minuga, siis see on nagu mitte midagi. Seega, ja, see oli see, mul oli see rahu ja kindlus. Mul oli esimene keemiaravi ja peale esimest keemiaravi ma tulin koju, see oli siis 31. august. Ma olin päris mitu päeva haiglas, et nad tahtsid lihtsalt jälgida esimesel korral. Ja ma arvan, et see oli mingi paar päeva hiljem, kui ma koju olin jõudnud, siis hakkas selline nagu menstruatsiooni, sükest pingevalu meenutav valu nagu kõhus. Ja valu kiirgas aeg-ajalt siia nagu abaluude piirkonda ja siis siia alla nimme piirkonda alaseljaga. Ja mul muutus selg hästi nõrgaks. Et lõpuks ma hakkasin niimoodi kummargil käima, sest et natukene seda nagu valu leevendada. Ja lõpuks ma olingi niimoodi, käisin kogu aeg ringi ja kogu aeg üritasin enda selga toetada. Ja see valu muutus iga päevaga intensiivsemaks. Võtsin prooviks ühte valuvaigistit, mis pidi nagu kehas muutuma morfiiniks isegi, aga see nagu ei leevendanud seda valu, seda närvivalu ja kõike seda, vaid see hoopis tekitas mul igast kõrvalmõjusid nagu mingi iiveldus ja peavalu ja pearinglus ja üldse mingid siuksed asjad. Nii et ma lõpetasin kohe, ma jõudsin 2 korda seda võtta, ma ütlesin, et ei, mul ei ole sellest mingit kasu, mul lihtsalt tegib ainult hullemaid asju juurde. Ja terve öö ma lihtsalt piinlesin voodis ja passisin üleval, võtsin sooja koti ja iga 30 minuti tagant lihtsalt soojendasin üles ja hoidsin siin all nagu alaseljas, et natukenegi nagu leevendust saada, sest see valu oli lihtsalt, ta ei olnud võib-olla mega tugev, aga vaata, kui sul on pidevalt ainult valu ja sa ei saa ühtki hetke nagu leevendust sellest valust, siis ta lihtsalt on nii kurnav, et ma ei saanud magada. Ja 2 väikse lapsega, sul on vaja magada, et üldse toime tulla. Õnneks mul oli üks päästeingel, mu kallis sõbranna Mirdi, kes tuli sellel ajal ja oli aitas lastega olla nii. Aga see valu, see nagu ei läinud ära ja lõpuks ma otsusin, et okei, ma lähen EMO-sse. Ja nemad ei leidnud ka, mul tegid isegi röntgenit, ei leidnud valu põhjust. Ei olnud gaasi, ei olnud midagi tegelikult, see ei leitud midagi. Anti mul ainult nospood ja paratsetamooli, ütles, et mingi koju tagasi. Ja see oli siis 3. august. Ja 5. augustil ma tulin siis kell 5 hommikul nende juurde tagasi, sest ma enam ei suuda siin. See ei ole enam elatav, vaata, et peab midagi nagu olema. Ja kell oli nii varajane, ma ei olnud terve öö maganud, ma ei olnud midagi söönud, ma jõudsin sinna ja nad lihtsalt juba sellest söömata olemisest mul hakkasin juba oksendama. Anti mulle jälle mingid valuvaigistid, öeldi, et võta üks retseptiravim jälle välja. Võtsin seda, ei midagi ei aidanud. Me läksime kohe varsti sinna EMO-sse tagasi, sest et ma lihtsalt ainult oksendasin ja kõik see valu on ja kõik sinna juurde. Ja lõpuks siis ütlesime, et olge sinna valve hematoloogidele, nagu olge ühenduses, et küsige, mida teha.
Ja no nad ei oskanudki midagi teha, sest et nagu valu ei tundnud millegagi alla nagu, ja lõpuks nad hakkasid mulle morfiini tilgutama 1,5 milli tunnis. Ja närvivalu saadi nagu enam-vähem kontrolli alla, aga mul oli selg endiselt hästi väsinud, ma ei suutnud seda üldse nagu hoida, pidin kogu aeg toestama ja kõhuvalu oli endiselt. Ja siis lõpuks järgmisel, nad võtsid mind sisse ja kuna kohti ei olnud tollel päeval PERH-is, siis järgmisel päeval saadetigi mind kopteriga siis PERH-i ja hakati mind uurima siis. Ja mida nad tegid, nad põhimõtteliselt hakkasid kõike igast asju tehti, aga mitte midagi ei leitud. Ja nad hakkasid mulle 3 millilitrit morfiini tunnis. Ma olin siis mingi üle nädala, 9 päeva vist olin kokku seal sees. Ja tilgutati mulle morfiini, ma olin nii lõdvestunud, valu juba sai nagu kontrolli alla. Aga ma olin lihtsalt nii lõdvestunud, et ma pidin hakkama teadlikult lihtsalt hingama. Et kui ma hakkasin natukene mõtlema millega, siis ma enam ei hinganud, sest kuidagi keha oli nii lõdvestunud sest morfiinist, et ma enam ei suutnud nagu 2 asju korra teha, üldse ei suutnud eriti midagi lugeda ega midagi. Sest lihtsalt kogu aeg see teadvus nagu triivis siis ärkveloleku ja une piiri peal kuskil. Et isegi ma vahepeal ei saanud aru, kas ma magan või ma olen ärkvel, seepärast mulle tundus nagu, et inimesed käisid mu juures ja mina käisin vahepeal kuskil koridori peal jalutamas, ma tegin silmad lahti ja sain aru, et tegelikult seda ei olnud, et ma olin juba selle laksu all nii-öelda. Ja kui ma hakkasin tagasi vaatama nende detailide peale, siis 8. august oli mul nii-öelda märgitud raske päev. Miks ta raske oli? Sellepärast, et nagu ma ütlesin, mu keha oli nii nagu lõdvestunud, ma ei saanud hingata. Ma küsisin endale hapniku neid maski või seda, mitte maski, aga need torud, mis saab ninna panna, et ma saaks lisahapniku ja vähemasti, kui ma magan, et ma ei tea, saaks hingata, et ma ei peaks selle pärast kartma. Aga 8. august järsku magamise ajal, isegi mul oli hapnikuvoolik ninas, ma järsku tundsin, et ma ei saa hingata. Ma tundsin, et hapnikku ei tule ja mu kogu nägu hakkas surisema ja niisugune raskustunne oli kõhus, nagu et ma nagu ei saa hingata või ma nagu ei oska hingata. Ja ma panin selle häire keele, et õde ruttu tuleks, et ma ei saa hingata. Mul tekkis täielik nagu siuke, et mis ma nüüd teen, suren ära siia, et mul ei ole hapnikku. Ja õde käis kontrollimas, hapniku tase oli kõik normis, mitte midagi ei olnud. Ja lõpuks siis mul pandi silt, et paanikahoog. Mul hakati kutsutama psühholoogi, et äkki mul on ikkagi mingi, ma ei tea, ikkagi nii keeruline olukord, et noor inimene ja väiksed lapsed ja nüüd siuke diagnoos, et aga minul ei olnud üldse mingisugust paanikat sellega, ma olin täiesti rahus ja mina võtsin nagu täiesti adekvaatselt seda kõike, aga ma ei saanud aru, miks ma hingata ei saa. Siis mul oli see lihasnõrkus ja siis tollel päeval oli veel see õde oli vahetusest, ta oli lihtsalt väsinud sellest pikast vahetusest ja siis ta ei edastanud kõike infot arstile piisavalt, siis arst tuli ja siis küsima, miks sul see hapnikumask siin peas, umbes ma sain veel noomida ja mulle tundus kõik, et appikene, et mis siin toimub ja siis tuli minu abikaasa, tuli mulle sinna külla ja ütles, et tead, et töö juures praegu nagu põhimõtteliselt on siuke olukord, et võib-olla nad nagu umbes vallandavad mu sellepärast, et kuigi nad teadsid, kui kriitiline olukord meil peres on, siis nad nagu olid kuidagi siuke, et ma ei saa nagu aru lõpuni, et miks siuke käitumine, aga põhimõtteliselt, et umbes, et tee asjad ära ja või ma ei tea. Igatahes see oli veel, et kas üldse äkki jääb tööst ilma ja siis samal ajal, kui meie haiglasse tuli, auto hakkas lihtsalt lõppes töötamast põhimõtteliselt, et auto hakkas mingi tullu häält tegema ja me sai nii, et ma ei tea, kas jään autoga tee äärde või jää, õnneks jõudis haigla juurde. Ja pärast tuligi nagu välja, et ta viis see remonditöökotta, see arve oli üle 1000 euro, nagu kus me võtame niisuguse raha, et see auto korda teha, et me saaks üldse sõita, see meie ainuke sõiduvahend ja me pidime käima kogu aeg mandrivahet. Kõik nagu tundus, et appikene ja siis lõpuks öeldakse mulle, et kuule, me kutsume sulle psühholoogi, siis ma olin nagu, et tõsiselt, nagu see on veel puudu siin, et see oli tõesti raske päev, mul oli niisugune tunne, et nagu kas annab veel raskemaks minna nagu ja aga sealt edasi oli läbimurre. Järgmisel päeval mulle kutsutigi psühholoog. Aga ma pöörasin selle heaks. Ma kuulutasin talle, kuidas vaimumaailmas asjad tegelikult on, miks ma haige olen, miks ma siin olen.
Ma rääkisin talle, mida Jumal Hiiumaal teeb, mida inimeste elus teeb. Ma rääkisin talle oma elust. Ja ta oli nii avatud, ta oli nii rõõmus, ta üritas mind täiega nagu leida, et äkki ka kuskilt midagi on, aga ta oli nii rõõmus ja siis ta lõpuks oli nagu see, et äkki ma tulen tagasi. Ma ütlen, minul otseselt ei ole vaja, aga sa võid tulla, võime veel rääkida, vaata. Ja järgmisel päeval, kuna ma olin selle saanud selle sildi külge, et mul paanikahoog oli, siis mulle see üks haiglakaplan käis seal kabinettide vahel või mitte kabinettide, palatite vahel on ja siis öeldi, et kuule, siin on ka üks, siin palatis on ka üks, kes vajaks ilmselt sinu hingehooldust umbes. Ja siis ta tuli sinna, istus maha ja siis ma olin ka seal umbes niimoodi, et okei. Ja ma nagu ei teadnud ka, et kust nagu otsast alustada, mida teha. Ja tema oli siis õigeusu diakon seal haiglakaplanina. Ja me ei oskangi nagu öelda, et mis ma siis nagu ütlema sulle pean, aga siis ma hakkasingi rääkima talle kogu oma elu. Kuidas vaim on mind juhtinud, kuidas ma üldse Hiiumaal olen, mis Jumal teinud mu elus on, evangeeliumi, kõike väga-väga sügavatel teemad. Ma pole elu sees mitte kellegiga kunagi usku nii ehedalt, nii ausalt, nii otse, nii siiralt rääkinud kui temaga. Ta lihtsalt nagu täiesti avatud ja ma nägin, kuidas see läheb korda. Ma nägin, kuidas Jumal puudutab teda. Ma nägin, kuidas tal tekkis see igatsus. Ta tahaks ka sellist elu oma usuellu. Ja ma nägin iga sammuga, et see eilne oli halb päev, aga kuidas Jumal pöörab kõik heaks. Kuidas Jumal lihtsalt avab võimalusi, kuidas ma oleks selle inimeseni muidu jõudnudki. Ja Jumal saatis ka sinna haiglasse ühe kristlasest tõe, minu meelest ta oli Olevistest, kui ma õigesti mäletan. Ta käis mind põetamas aeg-ajalt ja tõi mulle kristlikku kirjandust sinna lugeda ja kuigi ma eriti väga palju midagi lugeda ei saanud, eriti kui mul see morfiin oli peal. Aga ta ikka käis mind ja järgnevatel kordadel ka vaatamas. Ja see oli kuidagi nii nagu, mulle isegi määrati mingi antidepressant ja ütles, et tead, sa ei pea seda võtma, ma ei usu, et sul seda vaja on. Ma ütlesin, et ma ka ei taha võtta. Ja seal oli veel see, et kui sa morfiiniga koos võtad, see mingi mega kõrvalmõjud, nii et ma ütlesin, et ei, ma pigem ei võta seda. Aga see oli nii tore, et Jumal oli nagu saatnud kellegi nagu usuõega sinna nagu minu kõrvale. Ja järgmisel siis teisel keemiaravil ma sattusin kokku ühe teise palatikaaslasega. Kui esimesel korral ma olin üksik palatis, siis seekord ma olin siis selle palatikaaslasega, tema oli Saaremaalt. Ja ta oli algul ka hästi siuke vaikne, aga lõpuks siis ka järsku ta avanes ja me saime jälle rääkida nagu evangeeliumist ja vaimumaailmast. Ta oli ise kogenud, ta oli ise nagu olnud rõhutud nagu kurjadest vaimudest, kes tal oli kõik käinud ja nii edasi. Ja ta oli reaalselt nagu olnud siukses seisundis, et ta ei saa liigutada ega midagi teha ja ta oli ise ka väga nagu haige. Ja ma sain talle rääkida, et jaa, Jumal on elav. Ja ta ütles ka, et tead, mina ei taha siukest nagu, ma ei taha ma ootan siukest elavat usku, mitte seda nagu traditsiooni vaata või traditsioonilist sellist lihtsalt käin ja olen. Et ta otsib seda elu ja ma sain talle seda jagada. Ma rääkisin, et jaa, Jumal ongi elav ja ma rääkisin talle reaalselt oma elust, kuidas vaim on juhtinud ja mida teinud ja mida Jumal on teeb minu elus. Ja see, ma usun, jättis mingi nagu seemne tema sisse. Ma mitu korda küll ütlesin, et sa tahad nagu, üritasin teda viia selle otsuse ette, aga inimesele tuleb anda valik ja ta peab selle otsuse ise tegema, mina ei saa tema eest teha. Aga ma nägin, kuidas Jumal saab mind kasutada seal paigas. Et see oli tegelikult imeline aeg ja see oli tõesti väga hea aeg. Ja sellel samal korral, kui ma läksin sinna, ma vaatan korra, 18. august ma läksin sinna teist keemiat saama, ma olin 21. augustini olin sees. Ja pühapäev, mul oli mingid slaidid ka, ma unustasin täitsa ära. Sa võid korraks näidata siis, jah, et neid pilte siis natukene ja minu lastest ja minust ja nii. Aga pühapäev siis oli 20. august, ja sa võid sealt, jah, see siis Nehemia Samuel. Et tema on jah rõõmu toon meile ja see teine on siis väiksem Naatan ja Nehemia Samuel. Vot, ja 20, tagasi, jah, see
20. augustis oli see päev, kus ma lugesin sellist raamatut nagu Piibelik tervenemine, mille mu ema mulle andis laenata. Ja mina olen igatsenud väga pikka aega, et teada saada, mida Piibel räägib tervenemise kohta. Ja see raamat oli põhimõtteliselt, see ei ole nii, et keegi kirjutab midagi nagu Jumala asjade kohta, vaid see oli reaalselt Jumala sõna. Jumala sõna, see lihtsalt iga lause põhimõtteliselt on võetud otse Jumala sõnast. Ja ma hakkasin seda lugema ja seal raamatus oli, et väga paljud, kes seda raamatu lugevad, nad kogevad isegi selle raamatu lugemise jooksul tervenemist, siis ma ütlen, no okei, jah, väga huvitav, aga läksin nagu mööda. Ma lihtsalt lugesin seepärast, et ma tahtsin teada selle teema kohta, mida Piibel räägib tervenemise kohta. Ja ma hakkasin lugema, ma ei olnud isegi pooleni võib-olla jõudnud. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma teen korraks pausi lugemisest. Ja siis, vaata, kui te võtate telefoni kätte, siis teil on see kardin nimetatakse see, tõmbad alla sõrmega ja sinna tulevad mingid teavitusi sulle. Ja mul oli mitu päeva oli seal olnud üks teavitus ühelt Red Rock Worship bändilt. Neil oli mingi short, nagu siuke lühivideo pandud sinna. Ma kogu aeg skipisin igast asju, aga selle ma nagu jätsin ja mõtlesin, et äkki peaks kuulama. Ja siis tolle hetkel, kui ma olin selle raamatu korraks pannud kõrval, et okei, ma kuulan. Ja siis ma avasin selle loo ja selle lühiloo, see on siis mingi 60 sekundit või? Jah, 60 sekundit on maksimaalne siis, mis see pikkus saab olla. Ja ma hakkasin kuulama, ma tahtsin teile seda kuulata, ma panin selle lingi sinna, aga need sõnad olid siis inglise keeles. Ma tean, et mu tervenemine on tulekul. See on vaid aja küsimus. Ma tean, et mu vastus on tulekul. See on vaid aja küsimus. Ma tean, et varustamine on tulekul. See on vaid aja küsimus. Täielik lunastus on tulekul. See on vaid aja küsimus. Ma olin nagu, vau, ma olin isegi 60 sekundit, ma olin ära kinni. Ja siis ma kogen, kuidas Püha Vaim ütleb, katsu oma kõhtu. Ma katsusin, ei ole midagi. Mitte midagi ei ole. Ja sest ma olin just nagu paar päeva varem öelnud arstile, et ta küsis, et kuidas siis nagu, kuidas sul on nagu olemine. Ja siis ma olin nagu, et ma ei tea, et mul tundub nagu, et väga midagi ei ole muutunud, et umbes sama või võib-olla isegi on juurde tulnud, et ma olin just talle öelnud seda. Ja nüüd ma katsun ja mitte midagi ei ole. Katsun, ei ole, lihtsalt mitte midagi ei ole. Nagu. Ja ma rääkisin sellest oma arstile ka ja rääkisin talle neist kirjakordadest, mida ma olin lugenud ja ütlesin, et kuulutasin, et Jeesus tegi mu terveks. Eile õhtul siin voodis, ma olin siin pikali lugesin ja rääkisin talle ja siis tema vaatab mind niimoodi, nagu ikka, aga ta ei saa ju, vaata, ta on arst, on ju. Tema üritab nagu kõike selle vaatevinkli poolest nagu selgitada. Aga mina tean, mida ma kogesin ja mis seal hetkel toimus. Ja ma ütlesin, et kas te saate mulle kohe kompuutri teha? Ma tahaks kohe teada, kinnitage ära, et see toimus. Ja see, et ei. Meil on niimoodi, et peab nii palju neid keemiaid ära tegema ja siis alles saad. Ja ma olin, et nagu mida värk? Miks sa ei usu mind umbes? Ja see ei on tegelikult, tähendab, ma läksin küll järgmisse keemiasse ka, aga peale seda teist keemiat ma läksin koju. Ma juba haiglas tundsin, kuidas mul on tervis. Ma tundsin üle keha, et mu sees pakatab tervis. Kui enne ma olin kodus, ma ei jaksanud eriti midagi teha. Ma magasin koos lastega, ma olin tohutu väsinud. Ma läksin nüüd koju, kõik kodutööd hakkasin, igast asju hakkasin tegema. Keldrikoristus, õunad ära. Kõik igast, mis maailma asjad mul kõik tegemata olid ja ootsid pikka nimega. Ma olin, et nüüd ma nagu lihtsalt kogu aeg, nagu siuke power on sees, lihtsalt koristati teed. Ma lihtsalt tundsin, kuidas tervis on minus. Ma teadsin, et ma olen päriselt terve. Et see ei ole lihtsalt, et ma ei tea, mõtlesin välja. Ei olnud. Ja ma käisin küll, ma jätsin viimased keemiad jätsin ära, sest ma nägin, et iga järgmise keemiaga ma nägin, kuidas mu keha lihtsalt võitleb selle vastu, ma hakkas ülihalb hakkas olla lihtsalt. Peale igat keemiat läks aina intensiivsemaks. Ma ütlesin, et ei, et mina enam ei tule. Ja mulle aitab nagu. Ja peale seda 6 keemiat siis tavaliselt nagu tehakse sellisel juhul R-CHOP, siukene raviskeem on, kus on bioloogiline keemiaravi koos. Ja mina siis loobusin, tähendab juba 6. ma kindlasti ei läinud. Seda ma mäletan. Ja mul oli lihtsalt nii halb, et mul kutsuti kiirabi lõpuks. Ma lihtsalt ainult jooksendasin. Ma lihtsalt enam
ma kohe lõpetan ära. Et tähendab, ja 4. detsember 2023 siis tehti mulle see kompuuteruuring, kuigi ma ei olnud seal vahepeal keemias üldse käinud, siis nad otsustasid, et okei, me teeme sulle. Ja tuli metaboolselt siis täielik ravivastus, mis siis tähendabki, et mitte midagi ei leidnud. Ja peale seda, kui keemia tegelikult läbi saab, siis peaks 2 aastat tegema bioloogilist ravi. Nüüd mina ütlen siin kohal, mina ei soovita mitte kellelgi mingit ravi pooleli jätta, kui teile pühavaim nii ei ütle. Et minu eeskuju selles mõttes ei tasu järgida, et nüüd näe, Reesa tegi, et palun tehke ka järgi. Et kui teie sees elab pühavaim, siis kuulake, mida ta ütleb teile. Et arstid ei ole nagu saatanast selles mõttes, et Jumal kasutab arste kindlasti ja neid ravisid ka. Sest et muidu nad ju läheks vastuollu Jumala sõnaga, aga mina kogesin seda, ma käisin esimesel bioloogilisel ära ja ma kogesin, et ma olen rohkem haige kui terve. Ja ma sain pühavaimus sellise tunnetuse, et ma lõpetan ära, et ma ei lähe rohkem, sest et mul on 2 väikest last, kes käivad lasteaias. Nad toovad kogu aeg mingi nagu haiguse koju, mingi viirus on ja kui minul on selle bioloogiaga kõik immuunsus lihtsalt nulli viidud, siis ma võtan kõik asjad külge, vaata. Ja mul ei ole mõistlik ja ma nägin ju peale esimest juba keemiaravi, mul läks hääl täiesti ära ja ma lihtsalt mingi pool aastat üritasin oma häält tagasi saada. Aga see selleks, aga lihtsalt ma sain nagu vaimus sukse nagu tunnetuse. Ma väga pikalt kasvasin seda läbi, et kas see on nagu õige. Aga ma sain tunnetuse, et jah, et ma ei jätka selle bioloogilise raviga. Ja ma sain tõesti nautida oma lastega olemist rohkem. Aga siis sügisel 2024 ma jäin ikkagi mingisse testi järgi koroonasse ja mul ei tahtnud palavikud üldse nagu alla minna, kuigi mingid muid sümptomid vägagi ei olnud. Ja hakati mind uurima ja tehti igasugused vereanalüüsid, kõik tehti ära. Ja puugid, borrelioosid ja igast, mis võimalikud, kõik tehti ära. Ja ma usun, et see on ka nagu selles mõttes hea, et siis nad said uuesti kõik kontrollida ära, et olen ikka puhas. Ja lõpuks tehti mulle muidugi üsna suht alguses tehti ka see kompuuteruuring ja sealt üteldi ka, et ei, mitte midagi ei ole leitud ikka veel, et oled endiselt puhas. Nii et tänu Jumalale, et nüüd see sugis oli see, et käisin ja kõik on ikka endiselt korras. Tänu Jumalale. Amen. Nii, ja. Näete ise siin, jah. Osad pildidega siia kõike palju ei mahtunudki, aga jah, kaotasin juuksed, kaotasin kulmud, kõik. Aga näed, vaadake, mul kasvasid lokilisemad juuksed tagasi. Et see oli nagu väike osa sellest, et seda ma isegi väga ei kartnud. Ja mulle meeldib rätikuid kanda, nii et see ei olnud ka nagu probleem. Et ma lihtsalt nautisin lastega ja oma abikaasaga olemist. Tänu Jumala, aitäh teile. Ma nüüd lõpetan.